Tere, siin Tauno. Selles videos vaatame siis, kuidas kasutada kahekordset tsüklit kahemõõtmelise järendiga. Ja teeme siis nii, et vaatame 3 näidet ning mõtleme, mida need programmid teevad. Ja viimases näites siis proovime seda programmi ka täiendada. Esimesena on mul siin selline huvitav näide. On näha, et peale vaadates tundub see päris keeruline. Ja siin videos vaatamegi just näidet, kus kasutame tsükleid, kasutades nii i-d kui siis j-i, mitte siis seda lahendust, kus on for l in järjend. Nii, kõigepealt meil on üks selline programm, max neeg võrdub 0, ilmselt on see midagi negatiivsete arvudega, mingi maksimum negatiivse arvuga seotud. Aga et täpsemalt aru saada, tuleks siis seda programmi lähemalt uurida. Proovime parema korra käima. Esiteks tuleb siis peateade, et a pole defineeritud. Nii et on näha, et siin on hakatud mingit järendit vaatama ja seda järendit ei ole defineeritud. Aga defineerimegi siis ühe sellise näidisjärendi. A võrdub. Tuletame siis meelde, et järendid käivad kandiliste sulgude vahele ja teeme siis sellise kahemõõtmelise järendi, kus on 3 alamjärendit, nii et esimene oleks meil 1, 2, 0, 4 näiteks. Teine oleks siis näiteks 5, -6, 7, -9. Ja kolmas oleks siis -3, 1, 0 ja 2. Nüüd tuleta meelde, et selleks, et paremini oleks sellest järendist ülevaade, saab siis pärast koma vajutada siin need reavahetused. Siis on meil hästi näha, et esimene, teine ja 3 ja 4 element igas alamjärendis. Nii, proovime nüüd käivitada. Tegemist ei ole negatiivse arvuga, vaid positiivse arvuga. Tuleb välja, siia ekraanile väljastatakse mingi arv, aga mis arv see siis on? Näeme, et see viimasel real on max neeg, ehk ilmselt see on alguses 0. Ja lõpus on siis max neeg. Ja lõpus siis väljastatakse ekraanile. Kõigepealt soovitakse ühte asja teha. Soovitakse view ja panna siis view variables, et me näeme jooksvalt, mis need muutujad siin on. Ja paneme stop ja proovime siis seda võimalust vaadata sammhaaval, mis see programm teeb. Nii et ma klõpsan siia putukamärgile. Nüüd F7-ga saab siis detailselt edasi vaadata, F6-ga saab siis sellest reast üle minna. Ma F7-ga siis vajutan, vaatame üle, kuidas see järjend siis luuakse elementhaaval. Luuakse need alamjärendid ja pannakse kokku üheks järjendiks ja näeme, et see tekib ka siia muutuvate juurde. A on siis selline kahemõõtmeline järjend. Defineeritakse max neeg, ehk siis mingi maksimaalne negatiivne, see on 0. Ja hakkame nüüd vaatama, mis see esimene rida tegi. For i in range len a. Nii, len a on siis meil selle järendi pikkus, ehk siis i hakkab olema 0-st järendi pikkuseni. Mis see järendi pikkus siis on? See on siis see järend, tulete meelde, et järendi pikkus on siis mitu elementi on selle järendis. Nii et kuna siin on siis 3 alamelementi, i on siis 0-st 3-ni. Esimese tsükli korduse puhul on siis i 0. Nüüd neeg on teine muutuja, saab algväärtuseks 0. Ja nüüd hakatakse siis vaatama j-i, nii et for j in range. Ja nüüd on siis len a kohal i. Kuna i on meil 0, siis see a kohal i on see esimene järend 1, 2, 0, 4. Nüüd võetakse see a ja sellest element 1, 2, 0, 4. Selle pikkus on siis kui palju? 4. Nüüd j hakkab siis muutuma 0-st 4-ni välja arvatud. Ehk siis esimese rea elemente hakatakse siin vaatama. Nii, praegu on siis i ja j on 0-id. Vaatame, kui a kohal i, kohal j. Nii et a kohal 0 korral 0. See peaks olema siis esimese rea, esimene element, see on 1. Vaadatakse, kas 1 on väiksem kui 0. Kuna see on false, ehk ei ole, siis hüpatakse siit
if osast kohe üle ja vaadatakse järgmist elementi. See on siis esimese rea teine element, kas 2 on väiksem kui 0? Ei ole. Nii vaadatakse kõik selle esimese rea elemendid üle. Kuna meil hetkel kõik on positiivsed arvud, siis ilmselt siia if lause sisse ei minda. Ja nüüd, kuni J on saanud 3, vaadati esimese rea viimast elementi. Nüüd siis vaadatakse, kas neeg on suurem kui max neeg. Nii et negatiivsed arve meil seal reas ei olnud. Nii et 0 on neeg ja max neeg on ka endiselt 0. Nii et false. Ja siia ka ei minda. Vaatame ka teise rea puhul. Nii, võetakse siis I on praegu meil 1 ja J muutub praegu nüüd 0-iks ja hakatakse vaatama teist rida. Kas teise rea esimene element on väiksem kui 0? False. Kas teise rea teine element -6 on väiksem kui 0? Nüüd esimest korda me jõuame siia if lause osa sisse. Jah, see on väiksem kui 0. Ja nüüd on näha, ehk siis neegi suurendatakse 1 võrra. Ja on näha siin paremal servas ka, et negatiivsete arvude arv on nüüd 1. Nii, vaadatakse siis 7, 7 ei ole. Ja mis siis -9 puhul juhtub? -9 on ka väiksem kui 0. Ja suurendatakse siis samuti seda neegi, nii et on näha, et neeg on nüüd 2. Ja kui see rida on ära vaadatud, siis vaadatakse, kui negatiivne, ehk siis meil see 2 on suurem kui max neeg, siis see max neeg saab uue väärtuse 2. Nii et kui me praegu peaksime ekraanile väljastama, väljastatakse siia 2, ehk siis väljastatakse mitu negatiivset arvu selles reas oli. No vaatame edasi, vaatame viimase rea ka üle, et mis siis juhtub, kui me siit viimases reast ka leiame negatiivsed arve. Nii et praegu nüüd on -3 on väiksem kui 0 ja mis see neeg siis saab uueks väärtuseks. On näha, et kuna siin see negatiivne jälle ära nulliti, saab see uueks väärtuseks 1. Nii, teine, 3. ja 4. element viimases reas. Ja nüüd siis võrreldakse, kas see neeg on suurem kui max neeg 1. No 1 ei ole suurem kui 2, nii et max neeg on 2 ning väljastatakse ekraanile. Kokkuvõttes siin vaadati, mitu negatiivset arvu on vastavas reas ja lõpus, kas see on rohkem kui varasemalt üheski reas on olnud. Ja lõpus siis väljastatakse ekraanile, mis on maksimum negatiivsete arvude esinemine ühes selles reas. Vaatame ka teist näidet. Siin oli leia neeg. Nüüd on meil selline programm nagu leidub boss. Proovime ka seda programmi. Taaskord sama viga, ma kopeerin siit samast selle kahemõõtmelise järjendi ja paneme sellega käima, vaatame, mis see teeb. 3. No, kui eelmine programm siis andis meil 2, et mitu negatiivset arvu on ühes reas, aga viimases on 3, aga siin on näiteks 2 ja siin on 4, et ilmselt see siis ei tee täpselt sama asja. Kuidas me näeme, mida see siis teeb? Ega siin muud ei olegi, hakkame siis rida haaval vaatama. Panen selle käima, F6-ga hüppan esimesest reast üle ja siis F7-ga hakkame vaatama. Positiivsega ridu, ehk siis positiivsega ridu, see annab juba väikse vihje, et ilmselt on see midagi seotud positiivsusega ja ridadega. Samamoodi I on siis järjendi read 0-st 3-ni välja arvatud. Ja siin on siis tehtud üks muutuja, leidub positiivne võrdub false. Kui eelmine kord oli meil täisarvuna üks muutuja, siis siin on kasutatud tõeväärtustüüpi true ja false. Nii et on märgitud, kas leidub positiivne on siis false. No vaatame siis rida haaval. Samamoodi for J in range ja siis esimese
rea pikkus kõigepealt. Me need ridu ükshaaval vaatame 0-st 4-ni välja arvatud. Ja vaadatakse, kas siis need elemendid on suuremad kui 0. Nii, siin praegu I on 0 ja J on 0, nii et vaatame esimest arvu. Kas see on suurem kui 0? 1 on suurem kui 0, õige. Ja nüüd siis leidub positiivne endal uue väärtuse true. Läheme siia if osa sisse siis. Ja tuleb break. Nüüd break on selline käsklus, millega saab siis katkestada tsükli tegevuse. Nüüd millise tsükli tegevuse me siin katkestame? No vaatame. Selle sama for tsüklini, me ei lähegi teise elemendini. Meil oli esimene element oli positiivne ja siis katkestati ära see rea ülevaatus. Ja nüüd on siin tingimuslause, kui leidub positiivne oli true, siis positiivsega ridu suureneb ühe võrra, nii et positiivsega ridu nüüd on 1. Huvitav, vaatame, mis siis teise reaga juhtub. Leidub positiivne muutus uuesti false'iks, hakatakse vaatama teist rida, nii teise rea esimene element. I on 1, J on 0, 5 on suurem kui 0, jälle läheb siia, leidub positiivne ja katkestatakse see tsükkel jälle ära. Ja samamoodi, kuna leidub positiivne, positiivsega ridu muutub ühe võrra suuremaks. Ja nüüd on see siis 2. Vaatame ka siis kolmandat, leidub positiivne läheb jälle false'iks ja hakatakse ükshaaval vaatama neid elemente seal reas. Nii, J on siis 0-st 4-ni välja arvatud. Ja nüüd hakatakse vaatama siis, kuna I on 2, siis seda viimast rida ja J on 0, siis selle viimase esimest elementi, mis on -3. Seekord siis -3 ei ole suurem kui 0, ehk siis on false. Ja mis siis juhtub? Siis hakatakse vaatama järgmist elementi ja ei katkestatud ära. Nii et vaatame siis teist elementi. See on siis viimase rea teine element on siis 1. 1 on suurem kui 0. True. Ja nüüd jälle minnakse siia if lause sisse. Positiivne muutub true'ks ja katkestatakse ära. Nii et katkestatakse iga kord ära, kui sealt reast leitakse siis see positiivne arv. Ja nüüd siis leidub positiivne arv ja positiivsega ridu suureneb ühe võrra 3. Ja nüüd ekraanile väljastataksegi siis positiivsega ridu. Nii et ekraanile väljastatakse 3. Saame teada, et see programm siis leiab, mitmes reas on positiivseid elemente. Nüüd võite ise proovida, kui panna siia miinusega arvud, mis ta siis vastab. Ja viimase asjana vaatame tegelikult samasugust programmi. Ehk siis meil on vaja leida, mitu positiivset arvu on reas. Ainult ainsa vahega, et meil on antud ette selline osa ja meil tuleb seda programmi siis täiendada. No mida see programm teeb? No proovime siis selle järjendiga kõigepealt. Kuna siin on näha, et see on jälle A-d, panen käima. Ja nüüd ütleb, et name error on positiivsed is not defined. Ja selle ülesande tööjuhis on siis järgmine. Panen selle siia algusesse. Koostada funktsioon positiivseid, mille puhul all toodud programmi lõik töötaks ülaltooduga võrdväärselt. Ehk siis see töötaks selle eelmise programmiga. Panen siia siis eelmisega võrdväärselt. Ehk siis meil tuleks seda programmi täiendada selliselt, et see siis samamoodi vaataks, millisel real leidub positiivseid arve. Aga nüüd tuleks teha siis funktsioon on positiivseid. Tuletame siis meelde, kuidas teha funktsiooni. Ilmselt see funktsioon võiks olla siis def, funktsiooni nimi tuleb siia, on positiivseid. Ja ta saab ette siis
mille siin antakse ai, ehk siis see on üks alamjärjend, ehk see on üks ühemõõtmeline järjend. Ja siis kuna siin on siis kontroll, kas selles järjendis on positiivseid arvu, ilmselt me peaksime siis tagastama, kas selles järjendis on positiivseid arvu true või false for i in range. Ja võtame siis selle pikkuse, len järjend. Ja nüüd siis samamoodi, kui selle järjendi element kohal i, alguses on see 0, 1, 2 ja nii edasi, see on positiivne, suurem kui 0, siis siin ei ole enam vaja breakida, vaid me lihtsalt on vaja tagastada siis, kas see on õige või vale. Ehk siis kui seal on üks neist õige, paneme return true. Ja siis, kui ta on tsüklis kõik ära vaadanud ja ta ei ole midagi tagastanud, võime siia panna return false. Ehk siis see käsklus samamoodi lõpetab selle funktsiooni töö. No vaatame seda funktsiooni. Paneme käima. Tõesti, tagastab 3. No proovime igaks juhuks mõne teisega ka. Näiteks kui me siia paneme kõik negatiivsed. Nii, töötab 2. Ja vaatame siis ka sammhaaval. Nii, ma lähen praegu siit lähen üle. Tehakse positiivsega ridu, hakatakse vaatama. Ja nüüd hakatakse vaatama siis seda esimest rida, kus i on siin 0, ehk siis 1, 2, 0, 4 ja antakse siia funktsiooni. Ja on näha, et onnis siis funktsioon avatakse niimoodi nagu uue aknana. Nii, meil on siin siis see järjend 1, 2, 0, 4. Ja on näha, et need lokaalsed muutujad, mida funktsioon kasutab, neid on näha siin. Et siin programmis seda järjendit nüüd ei ole. Nii, 0-4, selles on 4 elementi. Hakatakse vaatama kõige esimest, järjend kohal i. Ja kuna esimene on meil positiivne, see 1, mis siis juhtub, minnakse siia ja tagastataksegi true. Ja funktsioon lõpetab tegevuse. Nii, teise puhul samamoodi. Jõuame siia. True. Ja lõpetab tegevuse. Nüüd vaatame, mis siis juhtub, kui 3. rida antakse siia funktsiooni. Nii, et antakse see funktsiooni siis viimane, -3, 1 ja 0. Hakatakse järjest vaatama selle elemente. On näha, et siin all on siis see i ja siis on see järjend. Nii, kõigepealt siis järjend kohal i, see on siis 0. See on siis esimene liige, -3. Kas on suurem kui 0? Ei ole. Ja nüüd on näha, et siit hüpati sealt if lause sisust üle ja minnakse järgmise elemendi juurde. Sest i on nüüd 1. Järjend kohal 1, see on siis teine element on meil 1. Ja siit see vastab tõele ja tagastakse true ja nüüd lõpeb see tsükkel ära. Ja lõpuks siis positiivsega ridu on meil 3. Ja järjestakse see ekraanile. Nii et selliselt vaatasime rida haaval 2 programmi ja lõpuks siis kuidas kasutada selleks positiivsuse kontrolliks reas funktsiooni. Ja see on nüüd kontrolltöös oluline osa, et te oskaksite ette anda ka järjendit funktsioonile ja vastavalt mingisugusele reeglile tagastada, kas see järjend vastab sellele reeglile või ei vasta. Aitäh vaatamast ja edu nuputamisel!